millest koosneb ja kuidas muutub elektriarve. Alates 2026. aasta algusest lisandub elektriarvele 2 uut rida. Keskmisele kodutarbijale on nende kogumõju umbes 3–4 eurot kuus. Uute ridadega rahastatavad reservid aitavad ka tulevikus tagada, et elekter oleks meil alati olemas, iga sekund ja iga ilmaga. Nende ridade eraldi väljatoomine arvel muudab elektriga seotud kulud läbipaistvamaks. Aastakümneid tagasi oli süsteem lihtne. Kõik toimus ühe riikliku ettevõtte kaudu ja tarbija sai ühe arve ühe reaga. Täna on olukord teine. Pärast Venemaa elektrivõrgust lahkumist ja Mandri-Euroopaga liitumist vastutab Eesti täielikult ise selle eest, et meie elektrisüsteem oleks stabiilne. Selleks on vaja täiendavaid elektrisüsteemi juhtimiseks vajalikke reserve ning just seda kajastavadki uued arveread. Esimene uus rida on tasakaalustamisvõimsuse tasu. Selle rahaga tagatakse kiirelt reageerivate reservide töö, mis hoiavad elektrisüsteemi tasakaalus igal sekundil. Kui tootmine järsult muutub või ilmnevad ootamatud rikked, tulevad need reservid appi, et tuled ei kustuks ning tarbimine ja tootmine oleks jälle tasakaalus. Teine uus rida on varustuskindluse tasu. See aitab Eestis töös hoida ja rajada juhitavaid elektrijaamu, mis toetavad elektrisüsteemi ilmastikust ja teistest välistest teguritest sõltumatult. Need jaamad tagavad, et ka külmal talveööl ja keerulistes ilmastikuoludes oleks meil piisavalt elektrit. Uued arveread tähendavad rohkem läbipaistvust ja kindlust. Selliselt rahastatavad reservid aitavad hoida süsteemi töös ja investeerida tulevikku, et elekter oleks tagatud alati sõltumata ilmast või olukorrast. Pikas perspektiivis ei tähenda uued arveread tarbijale suuremat kogukulu. Tänu taastuvenergia kiirele arengule ja madalamatele tootmiskuludele võime uskuda, et kogu arve jääb tulevikus keskmiselt samale tasemele nagu täna või isegi väheneb.